Täna räägime siis rahast, toidust, nädalamenüüst ja toitude valmistamisest. Räägin siis teile sellest, kuidas mina planeerin meie pere nädalamenüüd, kui palju me raha toidupoes kulutame ja mida ma siis perele süüa valmistan. Me oleme siis arvestanud niimoodi, et iga pereliikme kohta nädalas kuus on maksimumsumma 100 eurot, ehk kuna meil on 4 inimest, siis on 400 eurot. Ja see ei tähenda, et 400 eurot läheb puhtalt toidule, nagu toidupoes, vaid et kõik, mida toidupoest saada, seda me ka sealt siis selle rahast ostame. Muidugi vahel läheb see üle, vahel jääb see summa alla, aga et see võiks olla nagu siuke mingi piir, mille järgi nagu arvestada. Et palju ma tean, ei tea üldse, kui palju neil toidu peale kuus kulub, aga ega meiegi seda vahel nii hullult ei jälgi. Aga lihtsalt see võiks olla mingi siht, mille poole nagu püüelda, sest et muidu tuleb neid osta liiga palju, liiga mõttetult, ostetakse mõttetud asju ja kalleid asju võib-olla, mida üldse ei ole vaja osta. Nii et mingi eesmärk võiks nagu endal olla ja see on meie pere eesmärk, et 400 eurot umbes kuus. Meie süsteem siis toidupoes shoppamisel on see, et kui Toomas on kodus, siis me käime korra nädalas koos poes, ostame suurema ostu ja ma üritan selgeks teha, et rohkem poes käima ei peaks, sest et paraku alati tuleb siis ostukorvi veel midagi sellist, mis oleks emotsionaalne ost ja mida tegelikult poleks üldse vaja osta. Seega me üritame käia üks kord nädalas. Kui aga Toomast ei ole, siis ma väga ise poodi nagu suuresti shoppama minna ei viitsi ning ma kasutan siis kullerteenust minu kodupiirkonnas siis Coopi ja ma olen nende e-poega nagu rahul, et ma panengi siia alla ühe lingi. Ma tegin maikuus video meie nädalamenüü planeerimisest, siis ma tegin seda Eerik Orgu toitumiskava järgi. Praegu ma seda Eerik Orgu toitumiskava järgi ei tee, aga põhimõtteliselt on süsteem sama. Selles videos näete siis täpsemalt, aga süsteem on selline, et ma kõigepealt teen inventuuri, mis mul on kappides, mis mul on külmkapis, mis mul on sügavas ja siis mõtlen välja need toidud, mida ma iga päev teen, mida ma saan ära kasutada ja siis mida ma näiteks tahaks juurde osta, selle ma siis panen seal e-Coopis enda ostukorvi ja tellin kulleriga koju. Et kõige lihtsam viis, kõige mugavam viis, kõige mõistlikum viis rahalises mõttes, sest ma näen seda summat kogu aeg. Ma tean, paljud teevad seda, täpselt samamoodi paljud on mulle kirjutanud ka, et e-poest tellimine on kõige mõistlikum. Et kui see nagu sobib, siis kindlasti tehke, kui te ei ole proovinud, siis proovige, et kas see üldse meeldib teile. Ja niimoodi mina siis üksinda kodus olles, kui Toomast ei ole, seda ostukorvi endale koju tellin ja ma nüüd näitan siia ka ühe klipi, mida ma see nädal tellisin ja siis vaatame üle selle nädala menüü, mida ma siis olen planeerinud nüüd teha. Siin on siis nädalane toidukorv meie pere jaoks. Toomast ei ole hetkel kodus, nii et seega on vähem. See kõik läks maksma 50 eurot. Nii, aga ma käin ruttu üle. Eeli lemmik pehmik, minule leib. Siis ma võtsin neid galette. Lastele piparkoogi jaoks glasuurid, õun, mis on Eeli lemmik. Näksi jaoks, tipika jaoks paprika, natuke laimi, kurki, tomatid. Siis sulatatud juust ja köögikoor on pasta jaoks võiku peale. See sai lihtsalt otsa, see oli ka lihtsalt otsas, see ka siis laua peale, äkki vanast õhtul piima, ikka tarvis ka võiku peale. Laste lemmikud, need näkileivad, et kui ma ostan näkileibasid poes, siis ma ostan neid, sest nagu hellilõulud maitsevad need. Endale väike maius, siis need on ka lastele lemmikud. Need ma võtsin ka, et vanast õhtul äkki laua peale. Siis lastele küpsist, üks šampoon, kohvikapslit, vetsupaber ja kartul. Ja selleks korraks on kõik. Kui te mõtlete, miks nii vähe, siis, või et miks näiteks poole lihast on ainult see sink, siis mul on tegelikult sügavas väga palju trääni.
et mida ma tahaks ära kasutada. Seega ma üritan teha see nädal, nüüd tuleval nädalal kapi kokkamist ja see nagu aitab palju säästa. Nädala menüü planeerimiseks kasutan ma sellist paberit, mille ma olen ise välja mõelnud nii-öelda. Siin on nädalapäevad, siin tegelikult all on väiksed kastikesed ja ma olen selle ära lamineerinud. Seega ma kasutan neid postite nõute, et ma saan siia peale kirjutada. Samas siia peale saab kirjutada ka selle kustutava markeriga, aga minu jaoks toimib niimoodi kõige paremini. Ma saan need ära võtta, uued panna. Ja siia peale ma siis kirjutangi need toidud, mida ma planeerin teha. Ja ei, ma ei alusta kindlasti esmaspäevast alati, vaid et täna on kolmapäev, täna on 30. detsember. Ja seega ma nii-öelda teen väikse märke siia, et siit ma siis alustan. Ja ma arvestan siis, ühesõnaga jõuan pühapäevani välja, siis ma arvestan nagu järgmise esmaspäeva teisipäeva ka. Ja eks ma teen nagu selles mõttes jooksvalt, see ei ole mingi kindel süsteem, et võib-olla tellingi järgmise toidu juba näiteks pühapäeval on ära, aga noh, kõik on selline paindlik. Ma ei ürita väga olla hullult raamides. Et aga nüüd ma täidan selle nädala menüü ära, siis selle järgi, mis mul on olnud kappides, sügavas ja mida ma nüüd juurde ostsin, et näidata teile siis, milliseid toite ma olen planeerinud teha. Kui te olete näinud minu eelmist nädalamenüü koostamise videot, siis sealt te näete, et minu süsteem oli, et vaadata ära, mis kappides on, koostada menüü ja tellida siis e-poest toit või minna siis toidupoodi. Siis seekord ma teen teistmoodi, sest on ka homme aastavahetus ja lapsed on ka rohkem kodused see nädal. Siis seekord ma teen niimoodi, et ma tellisin juba pühapäeval toidu ära. Nüüd ma vaatan, mis on kappides ja siis ma koostan nädala menüü. Let it go. Täna ma teen siis pastat. Mul on suitsukana. Mul on koor, tomat. Mis ma veel? Riivjuust ja sulatatud juust. Sellest ma saan pasta teha, makaronid mul on. Üks laste lemmikumaid toite. Nii, seda ma söön siis täna teen lõunaks, õhtuks, homme saab ka seda. Siia lõunaks, õhtul teeme küülikut pluss juurviljad. Ja kuna homme on 31. detsember, siis see on nagu pidupraad ja laua peale paneks siis veel ka mingeid näkse ja näkse asju mul on ka olemas. Reedel ma arvan, ma teeksin makaronisalatit. Ja ma arvan, et seda teeks niimoodi, et oleks laupäeval ka. Pühapäeval võiks teha suppi. Mul on olemas kala selle jaoks. Kartulporgand on olemas. Ja veel juurikaid on ka, sügavkülmavasid. Nii, ja supi ma teeks ka niimoodi, et ma saaks seda ka esmaspäeval. Ja teisipäevaks planeerin tortillad. Kas siis me teeme need wrapi-tortillad või teeme tortillapitsat, ehk siis vaatame. See on ka üks laste lemmikumaid. Nagu te nägite, siis menüü koostamine käib minul väga lihtsalt. Ja enamasti ma teengi nii, et ühest päevast jääb ka teise päeva süüa. Ja ma arvan, et see on jumala hea viis pidada järge, et mida üldse on võimalik teha nendest asjadest, mis mul kapis on. Mõni õhtu võib-olla lähed kuskil külla, et ei söögi seda, mida sa juba oled valmis teinud. Aga ma alati tuletan meelde, et on olemas siuke imeline asi nagu sügavkülm, nii et kõik, mis vähegi annab, pange sügavkülma, kui te teate, et te seda ära ei söö. Isegi piimatooted, paljud on mulle kirjutanud ka, et
kui ma olen pannud enda sügavkülmast pilte, et seal on näiteks hapukoor, kohupiim, kodujuust, mingid piimatooted on ja näiteks ma sügavkülmutan kohvikoore või vahukoore jääkuubiku vormides ja siis ma saan nagu kuubikud, et need on hiljem hea nagu kasvi sisse panna või omleti sisse lisada niimoodi, et kõiki piimatooteid vabalt sügavkülmutage. Ma ei ole ise proovinud veel piima sügavkülmutada. Ameerikas pidi see toimima, ma ei tea, kuidas see on Eesti piimaga, aga seda ma ei ole proovinud. Aga ühesõnaga kõiki teisi piimatooteid ja asju, ühesõnaga sügavkülmutage, katsetage, sest et muidu viskaksite need minema ja täiesti pointless. Mul on näiteks mingi 3 või 4 pakki, see suurt pakki 500 grammist hapukoort sügavkülmas ja ega ma nagu ei kasuta neid kohe nagu ära ka, aga neid on jumal hea võtta, näiteks teed juubeli tordipulbrist teed kooki ja sinna ideaalne ära kasutada, et ainuke asi nende piimatoodetega sügavkülmutamisel on see, et pärast ülessulatamist kasutage neid toidus, mille te peate nagu kuumtöötlema, et need piimatooted tuleks ära kuumtöödelda, sest nende konsistents võib muutuda ja siis ta ei ole nii nagu maitsev või et näiteks, mis mul on hapukoort, ma kasutan siis koogi tegemisel, kohupiiva ma kasutan kohupiiva potsikute tegemisel, kodujuust, mis ma alles eile või üleeile panin sügavkülma, need ma kasutan ära näiteks kotleti tegemisel, et väga hea viis toitu säilitada. Ja üldse ka need, et kui te olete kodus valmis teinud siis mingi toidu, on näiteks mingi supi, aga te ei ole seda ära söönud ja teate, et homme seda enam ei taha, aga kui ta on nagu täiesti kõlblik, siis pange ta lihtsalt sügavasse, muidugi sügavkülmutamiseks mõeldud nõuga ja kirjutage peale kindlasti kuupäev, millal te panite, no mitte kuupäevaga kuu ja mis seal siis sees on täpsemalt, et sügavkülmas te muidu ei pea nagu seda inventuuri, kui teil ei ole need ära nummerdatud ja peale kirjutatud, mis seal sees on. Kokkuvõtvalt siis on meie peres süsteem selline, et ühe pereliikme kohta kulutame me 600 € toidupoes. See tähendab ka seda, et mitte ainult toidu peale, vaid kõige peale, mis toidupoest on saada, olgu selleks WC-paber, salvrätikud, hambapasta, auto, klaasipesuvedelik või siis ka toit on ju, kõik läheb ühte patta ja siis me üritame käia poes 1 korra nädalas või siis tellida 1 kord nädalas toit koju. Siis me koostame nädalamenüüd ja see ongi siuke lihtne ja kiire ja süsteemne, nii et kord on majas ka köögis ja toidu tegemisel ja see aitab ka rahaliselt väga hästi planeerida, kokku hoida, et ei oleks üleliigseid kulutusi. Nii et kui teil on veel küsimusi, kirjutage mulle, kui teil on ideid järgmisteks postitusteks või videodeks, andke mulle märku. Kirjutage ka mulle, palju teie peres kuu peale kulutate, nagu näiteks ühe inimese kohta, kas te üldse peate eelarvet selle osas ja kas teile meeldib näiteks rohkem e-poest tellida või ise poes käia. Et andke märku ja näeme juba järgmises videos. Every summer